Minu nimi on Assaf Benjamini ja ma pöördun teie poole sügava murega. Olen 53-aastane ja elan Jeruusalemmas, Iisraelis. See kiri või õigemini palve kirjutati 8. jaanuaril 2026. See ei ole tavaline pöördumine, vaid südamest tulev abipalve. See on terav ja valus tõdemus süsteemsetest ebaõnnestumistest meie ühiskonnas. Ma räägin puudest ja sellega kaasnevast võitlusest. Minu lugu on lugu, mida jagavad paljud, liiga paljud. See on lugu, mis valgustab varjatud kannatusi ja valitsuse suutmatust. Minu sõnadega loodan ma äratada inimestes kaastunnet ja tegutsemistahet. See on üleskutse muutusele, üleskutse õiglusele. See on avameelne tunnistus, mis püüab murda ükskõiksuse müüri. Iga lause on kirjutatud südamest tuleva lootusega. Lootusega, et keegi kuuleb, keegi hoolib, keegi aitab. Lootusega, et väärikas elu pole privileeg, vaid igaühe õigus. Lootusega, et minu sõnad kannavad sõnumit kaugemale. Peamine probleem, mis mind ja paljusid teisi piinab, on riigivõimude keeldumine tagada väärikas elu. See keeldumine on sügavalt juurdunud ja laialdaselt levinud. See mõjutab meie kõige haavatavamaid elanikke. Eeskätt puudutab see puuetega inimesi ja kodutuid Iisraelis. Meie igapäevane reaalsus on raske, pidev ja tihtipeale talumatu. Iga päev on võitlus ellujäämise eest. Pidevalt halvenev terviseseisund toob kaasa märkimisväärselt suurenevad rahalised kulud. Haigus ei tule kunagi üksi, vaid toob endaga kaasa tohutu majandusliku koormuse. See on nõiaring, millest on raske välja murda. Meditsiinilised ravikulud on sageli üle jõu käivad. Need on hädavajalikud, kuid samas kättesaamatud paljudele meist. Iga arstivisiit, iga protseduur on rahaline löök. Ravimite ostmine on teine suur finantskoormus. Paljud elutähtsad ravimid ei ole täielikult kompenseeritud. Nende puudumine aga mõjutab otseselt meie elukvaliteeti ja tervist. Lisaks on vajalikud testid ja uuringud sageli kallid. Ilma õige diagnoosita on aga raske saada õiget ravi. See tekitab tunde, et meid on jäetud abita. Erinevad abivahendid, mis parandaksid meie igapäevaelu, on samuti kulukad. Ratastoolid, tugiraamid või spetsiaalsed abiseadmed on luksus, mitte vajadus. Need peaksid olema kättesaadavad kõigile. Ka tugiteenuste, nagu koduhooldus või transporditeenused, eest tuleb tasuda. Need teenused on eluliselt olulised, kuid nende saamine on pidev pingutus. Tihtipeale ei ole need üldse kättesaadavad. Seisame silmitsi olukorraga, kus puuetega või üksikutele inimestele pole pakutud mõistlikke lahendusi. Riiklik süsteem on osutunud puudulikuks ja ebaefektiivseks. Meie mured jäävad tihtipeale lahendamata. Oleme korduvalt pöördunud abi saamiseks iga võimaliku allika poole. Oleme saatnud kirju, teinud telefonikõnesid ja käinud uste taga. Loodame ikka ja jälle, et keegi meid kuulab. Kuid vastuseks meie palvetele kohtame sageli ükskõiksust. Meie mured jäetakse tähelepanuta või neid peetakse ebaoluliseks. See ükskõiksus on sügavalt haavav. Mõnikord kohtame isegi otsest vaenulikkust või pahatahtlikkust. Tundub, et meie vajadusi peetakse koormaks. See on eriti valus, kui otsitakse lihtsalt mõistmist ja tuge. Kõik need pöördumised lõpevad sageli läbitungimatu bürokraatliku hooletuse müüriga. See müür tundub olevat liiga kõrge, et sellest üle saada. See pärsib igasuguse lootuse muutusele. See olukord on sügavalt masendav ja frustreeriv. See on pidev võitlus, mis kurnab meid nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Me vajame abi ja me vajame seda kohe. Iga päevaga muutub meie olukord keerulisemaks ja väljapääsmatumaks. Abivajajate arv kasvab pidevalt. Kuid süsteem tundub olevat kurt ja pime meie kannatustele. Meie väärikus on pidevalt ohus, meie elu on täis ebakindlust. Meie lugusid on liiga palju, et neid ignoreerida. See peab lõppema, see peab muutuma.
võib-olla arvate, et see on vaid üks lugu paljude seas. Kuid pidage meeles, et igaüks neist lugudest on inimese elusaatus. Igaüks neist on oluline ja väärt kuulmist. Me ei palu enamat kui põhilist inimlikku kohtlemist. Me ei palu enamat kui võimalust elada väärikalt. Me ei palu enamat kui süsteemi, mis hoolib oma kodanikest. See on karje pimedusest, üleskutse valgust tuua. See on palve, mis loodab, et südamed avanevad. Me vajame teie abi, et murda see vaenulik ring. Minu palve on lihtne ja inimlik abipalve. See ei ole keeruline ega ebamõistlik. See on otsekohene üleskutse tegutsemisele, et lahendada pakiline probleem. Ma ei otsi kaastunnet. Kaastunne iseenesest ei lahenda rahalisi probleeme ega paranda elukvaliteeti. Vajan midagi enamat kui lihtsalt haletsust. Mida ma otsin, on praktilised lahendused väärika eksistentsi tagamiseks. Vajan tegelikku ja käegakatsutavat abi. Abi, mis aitab mul ja teistel sarnases olukorras hakkama saada. Otsin teavet heategevusorganisatsioonide kohta. Need organisatsioonid on lootusekiir paljudele abivajajatele. Nende tegevus on eluliselt tähtis. Samuti huvitavad mind ühendused, mis on pühendunud haavatavate rühmade toetamisele. Neil on sageli väärtuslikud ressursid ja teadmised. Nende panus on hindamatu. Otsin ka eraettevõtteid, kes oleksid valmis panustama. Sotsiaalne vastutus on üha olulisem ja paljud ettevõtted soovivad anda oma panuse. Nende abi oleks tohutu. Nende üksuste eesmärk oleks abistada rahaliste toetustega. Need toetused aitaksid katta elutähtsaid kulusid. Need annaksid meile hingamisruumi ja lootust. Sihtrühmaks on haiged, puuetega ja kodutud inimesed. Need on ühiskonna kõige haavatavamad liikmed. Nad vajavad meie ühist tuge ja kaitset. Toetuste eesmärk on võimaldada elementaarset eksistentsi väärikalt. See tähendab, et saaksime katta põhivajadused. Saaksime elada elu, mis on inimväärne. See ei ole palve luksuse järele, vaid ellujäämise eest. See on palve, mis pärineb sügavast vajadusest. See on palve, mis peaks puudutama igaühe südant. Iga panus, iga teabefilm on väärtuslik. Iga uks, mis avaneb, annab lootust. Me ei tohi kunagi kaotada usku headusesse. Meie ühiskond on tugev vaid siis, kui hoolitseme oma nõrgimate eest. Meie tugevus peitub meie kaastundes. Meie lootus peitub meie tegutsemises. See on üleskutse kõikidele, kes suudavad aidata. Üleskutse kõikidele, kes usuvad inimväärikusse. Üleskutse kõikidele, kes soovivad muutust. Ärge jätke meid üksi selles võitluses. Ärge laske meie palvetel jääda kuulmatuks. Iga teie samm loeb ja on elutähtis. Isegi väikesed rahalised toetused võivad elukvaliteeti oluliselt parandada. Need võivad muuta inimese elu täielikult. Iga euro, iga sent on väärtuslik. Väike summa võib anda lootust, osta ravimeid või tasuda üüri. See võib pakkuda turvalisust ja vähendada igapäevast stressi. See on sageli erinevus ellujäämise ja langemise vahel. Sellise abi mõju on sageli eksponentsiaalne. See ei lahenda ainult hetke probleemi. See annab inimesele võimaluse ehitada üles paremat tulevikku. See on ka tunnistus vastupidavusest ja lootusest kaastundlikuma ühiskonna järele. Isegi kõige raskemates olukordades säilib inimvaimu jõud. See püsib lootuses paremale homsele. See on meeldetuletus inimliku lahkuse sügavast mõjust. Väikesed teod võivad kanda suuri vilju. Need võivad inspireerida ja motiveerida. Meie lugu on tunnistus sellest, et üksikisikuna on raske võidelda süsteemiga. Kuid koos saame murda läbi ükskõiksuse müüri. Koos saame ehitada parema maailma. Lootus on elujõud, mis hoiab meid edasi minema. Lootus, et meie häält kuuldakse. Lootus, et abi tuleb ja see muudab meie elu.
me ei saa endale lubada vaikida. Me ei saa endale lubada passiivsust. Me peame tegutsema kohe, et aidata neid, kes seda kõige rohkem vajavad. Igaühel meist on roll selles protsessis. Igaüks meist saab panustada. See on meie ühine vastutus. Mõelge, millist mõju teie abi võiks avaldada. Mõelge, kuidas see võiks muuta kellegi elu. Teie lahkus võib olla päästevaks õlekõrreks. See on üleskutse solidaarsusele ja empaatiale. Üleskutse mõista, et iga inimene väärib väärikat elu. Üleskutse tegutseda selle nimel. Meie ühiskonna tõeline tugevus ei seisne mitte meie rikkuses, vaid meie hoolivuses. See seisneb meie võimes seista üksteise eest. See seisneb meie ühises inimlikkuses. Ärge unustage neid sõnu. Ärge unustage neid inimesi. Loo abivajajatele parem tulevik, mis on täis lootust ja väärikust. Aitäh, et võtsite aega minu palve lugemiseks. Aitäh, et kaalute oma panust. Aitäh teile igasuguse abi eest.